No tervitus taas, et alustan järjekordset videot siis selle koha pealt, kus eelmine pooleli jäi, ehk siis selle spidomeetri valgustusega. Ja kuna ma hakkasin mõtlema seda, et kui ma hakkan nüüd Hiinast tellima uusi pirne, siis sellega läheb jälle niisugune vahest 2-3, vahest isegi 4 nädalat aega. Ja ma ei viitsiks teist korda hakata tegelikult selle spidomeetrit maha kiskuma. Ja siis ma mõtlesin, et aga miks mitte proovida, et äkki kui ma kisun seda spidomeetri lahti, siis äkki mul õnnestub hoopis sinna LED-riba sisse panna, sest et kui praegu siin oli 4 tavalist pirni, ma arvan, ma ei tea, kas need on mingi 2 või kuni 5 vattised pirnid, siis kui ma panen siia nüüd LED-riba sisse, siis oluliselt rohkem, ma arvan, see näitab valgust, sest et neid LED-täppe jääb rohkem. Ja ma arvan, et see lahendaks selle koha pealt selle probleemi ära, et ma ei pea tarne taga ootama ja võib-olla, et annab ka rohkem valgust. Näitan vahepeal, et kiskusin siit selle trükklaadi osa lahti, mis oli siis selle plastiku peal. Ja tegelikkuses siia sisse kannataks täitsa panna LED-riba ja ta hakkab siis kuskilt siit vahelt kumama sinna spidomeetri peale. Siin sees oli tegelikult siukene ajutusklaas rohelist värvi. Et ma nüüd vähekene mõtlen, kas ma jätan selle rohelise klaasi sinna, ehk siis see valgus jääks siukene roheline, nagu on kogu enamjaolt ülejäänud armatuuri valgus. Või siis ma võtan selle ajutusklaasi ära, tänu sellele ma saan rohkem valgust juurde. Ja tõenäoliselt on, nagu ma arvan, valge taustavalguse pealt on tõenäoliselt lihtsam ja parem seda spidomeetri seiereid näha. Et ma väike mõtlen veel seda, et kuidas ma seda teen. Aga iseenesest ei tohiks olla väga keeruline seda panna. Sest et kui ma vaatan siia, kus trükkplaadi pealt jooksevad, siis tegelikult jooksevad nad siia samma 2 klemmi alla. On kontaktid, et ma arvan, sealt ma saan positiivse ja negatiivse nii-öelda selle pooluse kätte. Et ma arvan, selle ühendamine sinna alla ei ole väga keerukas. Ja ma arvan, see LED-riba oleks võib-olla kõige lihtsam variant seda nii-öelda ühendada või valgust tekitada sinna. Et vaatan, nuputan, kui ma saan siia selle LED-riba sisse, siis ma vähekene näitan seda, kuidas see jäi ja pärast, kui panen selle spidomeetri tagasi, siis näitan palju see valgust annab, et teoreetiliselt ilmselt võib-olla päeval seda väga palju ei näe, aga võib-olla midagi näeb, või siis teen õhtupoole, kui pimedamaks läheb, teen mingi klipi sellest. Aga selge, ma siin nuputan ja proovin, kuhu ma seda LED-riba panna saan ja siis panen ta paika. No nii, näitan korraks siis seda lahendust, mis ma mõtlesin. Et panin niimoodi selle LED-riba siia sisse ja läheb siia külge tagasi. Jätan need originaal selle trükkplaadi osa siia ka alles. Et juhul, kui ikkagi mingi hetke selgub, et kas see on liiga valge või see lahendus ei toimi, siis on võimalik alati originaal tagasi taastada. Aga selge, proovin selle siia nüüd külge tagasi kruvida. Nüüd seda ajutusplaati, seda rohelist sinna vahele ei pane. Et las siis see spidomeetri valgus olla pigem valge, et kuna see on nagu nii sooja tooniga LED-riba, siis ega ta väga silmadele ei tohiks hakata, ma usun. Ja ta ju paistab tegelikult ka nii-öelda ülevalt poolt allapoole. Et aga panen selle paika ja vaatan, proovin, nuputan selle välja, et siit trükkplaadi pealt üritan siis mööda need radasi minna ja vaadata, milline siis on nii-öelda positiivne ja siis negatiivne nii-öelda poolus. Et ma arvan, mööda trükkplaati näpuga järge ajada, siis ma usun, et leiab selle üles küll. Aga selge, toimatan siin edasi ja loodan, et varsti saan näidata ka siis seda tulemust. No nii, vahepeal sain siis selle spidomeetri ploki korraks ajutuselt külge pandud ja näitan korra, et praegu ei põle taustavalgus ja kui ma siit keeran, siis on tegelikkusest nüüd kaamerapildist on seda küll kehv näha, aga vahe on sees.
et sisuliselt, kui ta juba päisepäeva ajal näitab mingisugust vahet on näha nii-öelda, siis ta ütles, et pimedas on see töötab väga hästi. Sest et nagu eelmises videos oli näha, et see originaal pirnid ei näidanud suurt midagi. Et ma olen hetkel rahul. Otsin nüüd selle spidomeetri trossi ka siit üles ja üritan sellega spidomeetri külge tagasi panna ja siis saab spidomeetri plokki kinni panna. Ja siis vaatame edasi, ilmselt hakkan koristama äkki sealt tagant jälle läbu ära, et läbu tekib siin iga tööga juba palju. Et koristan selle läbu ära, võtan ilmselt selle laua sealt uuesti välja ja võtan siis mingisuguse aine ja pesen selle põranda puhtaks, lasen tal ilusti ära kuivada ja siis hakkan proovima vaikselt seda LVT-d siia liimida. Oot, aga selge, praegu panen selle spidomeetri kinni, siis selle asja võib purki panna, et see projekt õnnestus, et ma olen isenest rahul. Ehk siis kunagi pimedas vast näitan ka, kui hästi see valgus siis näitab. Oot, aga selge, ma toimetan. No nii, vahepeal sain spidomeetri tagasi pandud ja pesin ära ka bussipõranda. Et bussipõranda enam-vähem nüüd puhas, siin need värvilaike küll on, aga ma sellega väga palju vaeva ei hakanud nägemagi, et lükkasin pahtelabidega, ütleme siis need suuremad muhukohad ära, mis võivad siis LVT alt paistma jääda. Aga tegin ta jah, lihtsalt kiirelt pesuainega põrandab puhtaks, et ei tekiks seda muret, et liim kuskilt nüüd kinni ei hakka, et sellest samast metallliistust, mis siin ühendab siis seda kongi ja eest kuuti, et hakkan selle koha pealt siit minema ja järjest siis sinna tahapoole proovima seda kuidagi siit ilusti välja lõigata. Eks näha ole, naine algul arvas, et võiks proovida teha sükene diagonaali seda paigaldada, aga ma arvan, et ma ei ole nii professionaalne selle LVT paigaldaja, et need nurgad asjad kõik lõpuks ilusti istuma hakkavad, et ma arvan, kõige lihtsam on ikka, et kuskilt mingit mööda sirget joont minema hakata ja nii lihtsalt on. Aga vaatame, hakkan kohe varsti seda paigaldama, natuke kuivab ja tuuldub, et siin ei oleks väga palju niiskus sees ja põrand oleks kindla peale kuiv. Ja siis hakkame seda mätsima, et kui ma vaatasin ka, kuidas seda LVT pannakse, siis tegelikult pannakse mingisuguse spetskammiga on spets LVT liim, aga mul on siuke universaalne seina ja põranda liim. Et ma arvan, ma vaatan, kas ma lihtsalt panen teda mingi pintsliga või ta oli suhteliselt siukene vedel värv, või mitte värv, vaid liim. Vaatan, et ma ei tahaks tegelikult tervet põrandat niimoodi kokku mäkerdada, nagu professionaalid panevad, et tõmbavad suure koguse nii-öelda seda liimi maha ja siis hakkavad seda lappima. Aga ma arvan, et ma ei ole nii professionaal või mitte ei arva, vaid kindlasti ei ole, et ma kardan, et mul läheb niimoodi tuksi, et pigem teen rahulikult lipi haaval, panen nad üksteise kõrvale liimiga kinni ja siis mul on aega neid sättida ja mõelda, lõigata, et siis liimi kuiv ära. Vot, aga selge, kohe varsti hakata siis nägema, kuidas esimene katse siis läheb, et ma pole enne ise LVT pannud. No nii, hakkasin siis vaikselt selle LVT lippide paigaldusega pihta, et näitan. Tegu on siis sihukeste lippidega, tagantpoolt on musta värvi, hästi sihukesed painduvad, ei teagi, võib-olla et siis plastmassist või ma ei tea, või kummist või mingisugusest LVT materjalist on. Niimoodi vaikselt ma siia neid laon lipi haaval ja igale ühele siis panen liimi alla. Ma arvan, et õigem ilmselt oleks tõmmata liimiga nii-öelda põrand üle ja siis need lipid sinna peale laotada. Oleks tõenäoliselt palju kiirem. Aga kuna ma ei tea, kaua ma viitsin täna teha ja kui kiirelt see liim kuivab, siis ma arvan, et palju lihtsam või kas lihtsam, aga minu jaoks ohutum on teha siis iga lipile eraldi panna liim, et see on sihukene paksem liim, nagu, ma ei tea, kui kummist või mingisugusest LVT materjalist on. Ja niimoodi vaikselt siis panen liimi alla ja igale ühele siis panen liimiga nii-öelda põrand üle ja siis need lipid sinna peale laotada. Oleks tõenäoliselt palju kiirem. Aga kuna ma ei tea, kaua ma viitsin täna teha ja kui kiirelt see liim kuivab, siis ma arvan, et palju lihtsam on teha siis iga lipile eraldi panna liim, et see on sihukene paksem
nagu mida saab panna siis põhimõtteliselt pintsliga peale. Et natukene nii-öelda nikerdamist on rohkem, aga ma arvan, et on minu jaoks riskivabam versioon. Et panen aga rõõmsalt edasi seda siin. Lõikan neid erinevaid nurkasi. Sest et siin tekib neid nurkasi igal pool huvitavaid. Et kuhu on vaja siis hakata neid nurkasi kõiki siin välja lõikama, et eks näha on, eks siin aega läheb, aga ma arvan, et kiirustada pole mõtet. Teeme rahulikult ja üritame niivõrd hästi teha, kui oskame. No nii, mõtlesin, et näitan vahepeal, et kuidas edeneb. Ma arvan, et ma olen nüüd üks siukene tund-poolteist olen seda paigaldanud. Midagi keerukat selles suhtes ei ole, et teda saab ilusti kipsinoaga lõigata, aga lihtsalt siin on siuksed huvitavaid nurkasi, et nendega läheb lihtsalt natuke aega, pluss selle liimi siis pintseldamine võtab ka omakorda aega. Et näitan, et kui võrreldes tavalise laminaadiga, siis sa paned ta lihtsalt tappidesse, aga siin antud juhul peab siis need nurgad peavad kõik ideaalselt istuma, et muidu jäävad kohe vahed sisse, et nikerdamist on, et noh, siit nurka seal ei ole, aga täpselt sealt lõppes plaat ära ja ma lõikan sinna lihtsalt väikesed jupid, et seal nurgas on täpselt sama lugu. Aga noh, pisikes juppe, see lõigata ei ole keeruline. Et pigem oli selle nurga välja leiutamine siit, et kuna need on siin üks astmega ja tahtsin teda võimalikult hästi ja ligidalt saada, et hiljem silikoonin need äärad ära, et ma ei taha siia ühtegi liistu panna. Et siukse nikerdamisega läheb aega, aga teeme tasakesi ja rahulikult, et peaasi, et lõpptulemus lihtsalt oleks ikkagi hea. Et mul ei ole sellega nii põlev kiire, et kindlasti täna see maha peaks saama, et vaatan, panen siin 2-3-4 rida veel ja ma võin seda ju järgmine päev edasi jätkata, et kell hakkab juba 9:30 saama, et ma arvan, üks tunnikene maksimaalselt ma veel siin nikerdan, et homme on jälle tööpäev. Vot, aga selge, ma rohkem ei lobise, toimetan edasi ja näitan siis, palju ma siis õhtu lõpuks pandud jõudsin. Mõtlesin, et näitan vahepeal siis, mille peale siin kõige rohkem aega läheb, et missugused nurgad. Et vahepeal siukseid asju vaja välja lõigata ja siis see istub täpselt siia klõps paika. Et selliste juppide nikerdamise peale lähebki kõige rohkem aega. Et tegelikult, kui ma ennem ütlesin, et kell on kuskil 10, siis juba hakkab 10:30 saama ja tegelikult on alles jälle teine rida, et põhimõtteliselt tunni ajaga 2 rida. Sest et lihtsalt nende nurkade nikerdamine võtab aega ja ma tahaks need võimalikult ilusti saada. Nii et pigem mingu aega. Selge, panen siin natukene veel edasi ja siis näitan päeva lõpuks, kuhu ma jõudsin. No nii, kell on jälle järjekordselt 11:30 õhtul ja aitab tänaseks küll. Et täpselt nii palju jõudsin ma siis teha. Panin siia väikese tükikese, mis hoiab siis kogu seda rida vinges, et vahesi sisse ei jääks. Ja ma arvan, et ta nüüd ööga kindlasti kivistub ära see liim ja siis homme vaatame, nikerdame edasi siis teise poole ka. Et umbes pool, ma arvan, on tehtud. Ja suuremad nikerdamised võib olla ka, et 1-2 nurka on veel, kus on vaja nikerdada. Aga noh, saab hakkama, aega läheb, aga hästi saab. Ma mõtlesin veel korra enne, kui tuppa lähen, siis vaatan korra, kuidas jääb siis spidomeetri valgus, et õues on praegu pime. Panen siit selle põlema. Noh, ütleme niimoodi, et kaamera pildis jääb see asi hullem, et justkui ei näe spidomeetrit, aga jah, võib-olla kõige parem lahendus ta ei ole, aga samas ütleme, et just need kõige olulisemad, mis just praegu kaamera pildist vaadatuna on kadunud, aga tegelikult 60 ja 90 ja 100, et see vahemik on tegelikult just kõige paremini valgustatud. Et
las ta siis olla, vaatame, võib-olla kunagi tellime siis õiged pirnid, võib-olla õigete pirnidega jääb see mulje väike teine või mõtleme mingisuguse muu lahenduse välja, aga hetkel ta jääb niimoodi, las ta siis olla. No nii, järgmine õhtu on käes ja mõtlesin näitan, et ma olen siin vahepeal nikerdanud seda panna. Et olen jõudnud omadega siiamaani. No, ma arvan, et üldmulje on päris viisakas, et siia äärde ma teen selle riba hiljem juurde, et kuna siin ei ole sirget äärt, siis hakkasin sealt nende paanidega edasi tulema ja pärast on siia äärde aega nikerdada küll seda. Aga ma lasen sellel asjal vähekene kuivada, sest et kuna ta ei ole tappidega LVT, siis kui ma siin peal kõnnin ise, siis ma liigutan need lipid omavahel kohakuti ära ja siis on jälle jama, et ma arvan, ma lasen tal siin tunnikene või 2 isegi vähekene taheneda, et enam need lipid ei liiguks. Ja siis teen selle jupi siit ära, et mul, ma arvan, siin niisugune 2 rida on veel tulla. Vot, aga selge, siis näitan, kui olen hakanud jälle edasi tegema. No nii, mäkerdasin siin natukene veel, et sain selle nurga siit ilusti tehtud, aga seda nurka sealt hetkel teha ei saa. Esiteks on ta endiselt veel liimmärg ja teine asi on see, et mul see liim otsa ka, et mul väikene tilk ainult on, aga see on juba ka niisugune, mis hakkab vaikselt ära kivistuma ja jätab tükke ja siis ei ole eriti hea seda. Ehk siis ma lähen ostan uue liimi, sest et nagunii on vaja selle WC-ruum teha ja siis veel selle lauaalune, kus väike aste on, see on vaja ka teha selle LVT-ga ära. Pluss on vaja mul siia veel see trepi osa teha, et liimi nagunii läheb vaja veel. Aga siit kohalt ma tõmbaks selle videoga kokku, sest et muidu see video läheb liiga pikaks. Kui sulle meeldis see video, pane endiselt like ja kui sa ei ole veel tellinud meie kanalit, siis telli meie kanal, et olla ka edaspidiste toimetustega kursis. Ja mis ma oskan muud öelda, kui et olge ikka muhedad ja näeme juba järgmiste toimetustega. Tšau!